No nii, jõudsime siia... WC juurest praegu. Siin on väike tuli, korraks jääb midagi peal. Aktiivse vulkaani juures hakkame sealt kohe üles ronima. Ja viimati see vulkaan purskas 2000. aastal, nüüd 20 aastat tagasi. Hakkame siis tammuma vaikselt. Ei teagi, vaatame, kus meil see tourguide üldse on või kes see on või mis siin toimub. Ma valmis minema mägi nimega Batur, Mount Batur. Kell on 3.23. Palju maganud oled muidu? See nädal või? Aga jah, me just jõudsime, tund aega oli siukest head sõitu ka ja siuke vegetabel ja hästi komfortabel olla seal tagaistmel. Suu oli kärbseid täis, juhil kui kõigil teistel. Hakkame edasi minema, mul on kõik kohad, nii palju asju on igal pool, et ja, päris äge minek on. Aha. No nii. Koops on suht koos, nii palav on. Pole veel palju tulnudki, palju mingi 20 minti oleme vist elutanud. Praegu on soe veel, üleval vist läheb päris jahedaks see lugu. 7 kraadi või 8. Normaalselt inimesed on siin, trambivad ka üles kõik koos. Tourguide on meil 2,5 aastat, 6 päeva nädalas järjest üles ronid siit iga päev, iga hommik. Ma olen kahe suure kohvriga, pluss mul on veel üks kohver veel kaasas. Meil on ainult kaamerakott. Hello. Hello, papi. Papi. Nii kallis, mis see on? Palav on. Siin on suht siuke tähistaeva vaade, taga on küla vaade ka. Siin on nii järsk, et kui sa ühe korra libised, siis sa kukud tagurpidi alla ja põhimõtteliselt alla välja, nii et siin ei ole mitte mingit piirdeid, mitte midagi. Päris ränk või? No ma oleks pool teed minna veel. Suht alguses anti 2 varianti, kas kerge või raske tee. Me võtsime muidugi raskema variandi, et kui saab võtta raskema, miks võtta lihtsam. Ilmselt olime ainukesed inimesed, et ühtegi teist inimest küll seal raske rajale ei näinud. Mingi 5 minti on veel minna või midagi. Vaated hakkavad päris heaks minema. Rahvas tuleb siit. Päris äge. Nautisid? Ma tõesti nautisin seda keedumuna. Mõtlen nagu seda siin või? Hommikukohv oli tõesti maitsev. See oli väga hea. Tähistaevas oli lihtsalt peegeldes sealt, et kaamera peale muidugi jäänud, aga tähistaevas oli väga-väga ilus. Ja ronides vulkaani otsa tähistaeva saatel. Väga äge kogemus. Siin siis praegu. See oli lihtsalt väga jõhker päiksetõus. Tõmbame siit veel kiire pildi ja varsti hakkame allapoole liikuma uuesti. Ikka päris äge on siin, jah. Volcanic bracelets, sir. 2000? 2000 is So it's from this time? 20 years ago. Labrador with Buddha. Niisama siin mäe otsas shoppamas, et... Ma arvan, et see on okei. Helping our family job. Võtsime siis, jah, tädi käest need... Tädi käest need... Päris, see on jumala ilus tegelikult. Eelmise purska ajal väidetavad need kraatri kivikesed siis 20 aastat tagasi. Vaat seda ahv on lihtsalt lampi siin. Peale üleval on täiega neid. See trip üleüldiselt maksab 600 000 ruupiat, mis on kuskil 40 eurot. 40 eurot umbes, jah. Ja sisaldab siis ühte kohvi, mingi hommikusöögilaadne toode. Keedumuna sisuliselt ja mingi väike sai. Ja isiklik tourguide ka, kes teeb selle terve haigi koos läbi. Et ise joome kohvi sinna, et praegu pole nähagi midagi.
siis meil tuli praegu ahv tuli ka niisama. Ja läinud ongi. Me peame vist nüüd alla liikuma ära, sellepärast et läheb vist täitsa pilv ära ja teised vist ka just vaikseks on jäänud. Mis asja sa räägid? Lähme siis liigume alla vaikselt. Et kõigile meeldis räigelt, jah? Ütleme nii, et see ülesse tulek oli päris karm, aga hea oli. Are we going down the rough way again? But you want, we can do it. If you want. We're pretty much the last ones. Yeah. Oleme siis poolel teel mäest alla uuesti. Päikse tõusu ajal pilvi ei olnud meil sellega vedas väga, et suht peale tulid pilved. See hetk, kui see päike sealt tõusis ja see kohvitass käes oli, see oli päris mõnus. See oli ikka päris mõnus ja midagi öelda. See oli siuke accomplished tunne, nagu siuke saavutatud tunne, et tead, aikisin praegu 2 tundi, et seda nautida lihtsalt nii hea. Täielik idüll oli seal mäe otsas ja lihtsalt täiega väärt seda raha ja üli rahul selle tripiga, et review'd olid Google'is vahepeal päris ehmatavad, aga isegi ühtegi paha inimest siin mäe otsas ei näinud, et soovitame kindlasti, kui võimalus on ja kui näiteks mingi puhkus või midagi, et kindlasti sisse panna, et nad korjavad ise hotellist peale, midagi tegema ei pea ja kõik on hinna sees ja viivad koju ka pärast. Ma sain mingi 1000 meetri kõrguselt siukse banaani küpsi. Ühe lõrris banaani sai tema. Aga ma arvan, see on üks parim banaan, mis meil, see on siuke banaaninärakas. Kuule, aga jube hea koht on ju. Väga lemmik, kuidas sulle meeldis? See oli vägev, see ülestulek 3 kotiga oli öösel. Jumala, oli ju kõva, et me selle raskema teega võtsime ju. Jumala vinge oli sealt üles minna täiesti üksi, läksime ka mitte ühtegi teist inimesed ei tulnud, et seda teepidi, et jumala ägene. Kuidas see on meil tükk aega kaasas olkund? Hea poiss. Ma tegin talle 2 korda pai ja nii sõber, et tagasi mäest all siis. Nüüd lõime tuurgaidile patsu ja puhame minema siit mäe juurest. Kuidas siis, keegi tahab öelda midagi ilusama? Mul ei ole varbaid enam. Sul ei ole varbaid enam? Väga ole, aga kärbsed on igal pool. Hästi kärbsene või? Veits kärbsene. Päik vastu. Jah, ühesõnaga. Keegi vist ei taha öelda, kõik vist on väsinud. Praegu ei ole seda otsust. Väsinud inimesed. Jõudsime siis kohviistandusse ja kõik on nii läbi, et Of coffee, Arabica and Robusta, but mostly for Balinese people that we growing Arabica coffee. Cacao bean. And then in here we use wild animal. We produce luwak coffee that we use wild animal. The poop from the luwak one. Poop from luwak? Yeah, we produce luwak coffee in here. Yeah, luwak coffee, that is the most expensive coffee in the world. Yeah, because in some country, 1 cup of this coffee they charge more than $50 a cup. This is luwak cafe in Ubud. Luwak coffee. Eat these beans, right? They chewing only the red skin, the skin of the coffee for bean instead of just small fermentation. The bean. Üks silm on lahti. Pabulakohv. Pabulakohv sai joodud, jah? Nii ringi sitta joodud. Mulle täitsa mätsi muurest oli täitsa okei.